Tere kena hommikut kõigile ja püüangi natuke siin järgmiste minutite jooksul viia seda teemat juba rohkem sellisesse praktilisemasse formaati, tehnilisemasse konteksti ja natukene teema sissejuhatuseks ma pisut veel kordan üle selle eelnevas slaidi osas näidatud märksõnad, et tõepoolest siin viimasel ajal üha enam see tarkvara ARKIS platvormi erinevate toodete kasutus lähtub juba pigem mitte sellisest traditsioonilisest litsentsimudelist, single use, concurrent use litsents, nagu ta varasematel aegadel oli valdav, vaid üha enam läbi sellise tellimuspõhise loogika ehk siis subscriptioni ning need erinevad kasutajatüübid, millest ka oli juttu, et need, kes on võib-olla ka paljud omavalitsused, kellel on see omavalitsuse litsents ja kellel oli seal senini ka seesama ja on ka praegu see Creator kasutaja, et siis teadke seda, et sellega te saate juba ka kohe juurdepääsu ARKIS Pro basic taseme tarkvarale ja kõiki neid erinevaid kümneid erinevaid tooteid, mis selles komplektis sisalduvad, saate läbi nende kasutajatüüpide siis ka mugavalt endale kättesaadavaks teha. Selline filosoofiline küsimus, et mida on maailmas uut? Õnneks on mul natukene lihtsam sellele vastata, kui ma räägin või käsitlen selle all ARKIS platvormiga seotud uuendusi, et siin ainult lühidalt mõned märksõnad, mida me igakuiselt läbi infokirjade katsume ka teile kui kasutajatele välja jagada, et need uuendusi tuleb kogu aeg ja tihtipeale me tegelikult ei pruugigi võib-olla seda täiendust nii väga otseselt tunnetada, sellepärast et kui me online'is ennast sisse logime või kasutame ka muid sellega seotud rakendusi, et siis ühel hetkel lihtsalt ongi juba see täiendus meil sees ja puudub isegi otsene installi vajadus. Aga need tänased minu näited suuresti keskenduvad nendele põhilistele keskkondadele, mis jätkuvalt ka täna on desktop tarkvaradest ARKIS Pro ja näpuotsaga sinna juurde ka online'i võimalusi ka. Ma ei üritanudki siia kokku koguda kogu seda ülevaadet, mis on nüüd 13. novembril ilmunud Pro 3.6 osas nüüd ilmunud, et seda te saate rahulikult vaadata Esri ressursside kaudu, meiega viimases uudiskirjas oli selle kohta vihje olemas, et see puudutab nii andmete haldust, klassikaliselt geoandmebaasidega tööd, digitaliseerimise osas on päris mitmeid kasulikke lisasid, olen ka ise juba neid proovinud rakendada, andmetöötlused, kus on siis neid jooksutamise moode või meetodeid lihtsam sättida. Nii et ma arvan, et siit kohast on juba mõistlik liikudagi kohe nende praktiliste näidete juurde edasi ja ma katsun siis neid järgnevalt teile ka natuke siin teha. See piirkonna valik ei ole selles mõttes ka juhuslik, et siin mõned ajad tagasi viimase kohalike omavalitsuste valimise tulemusena üks piirkond Ida-Virus natukene meil kasvas, ehk siis Jõhvi vald tänasel hetkel on seal juba ligi 400 ruutkilomeetrit suur ja ma teen siit läbi mõned näited, mis on seotud veevarustusega. Et ennem kui päris projekti sisu juurde jõuan, et ma puudutan siin ühte väikest detaili, võimalusi on loomulikult lisandunud oluliselt rohkem, aga mis nüüd puudutab ka seda kasutajaliidese seadmist, et näiteks kui siin user interface'i puhul määrata tingimuseks see, et kui te olete juba näiteks siin mingisuguse protsessi nupu aktiveerinud, et kui tavapäraselt te vahetasite andmevaate kujundusvaate vastu ringi, et siis vahetati ringi ka need ülemised taabid, siis seda on võimalik hoida ka paremini konstantsena, ehk siis kui teil on mingisugune protseduur juba nii-öelda õhus, mängite seal võib-olla sisu poole pealt disaini vaates, andmete vaates, et siis näiteks antud hetkel see share nupp otseselt siin enam teil ringi ei liigu, vaid püsib ühe koha peal. Lihtsalt selline väike detail. Aga neid täiendusi on loomulikult veel ja veel. Et siin ongi nüüd toodud siis välja mul andmed, mis pärinevad
Päästeameti avaandmete laost, siin on siis hüdrandid, veevõtukohad, teede andmed olen võtnud ETAC-ist, sellest e-registrist. Ja nüüd proovingi natukene siis näidata mõningaid selliseid lihtsamaid asju ka näiteks kihtidega töötamise puhul, et näiteks veevõtukihtide juures, kui te lähete selle sümboloogia nupu kohale, on siia toodud juurde nüüd täiendavad võimalused, et näiteks looduslikud veevõtukohad saate te otse selekteerida juba sellest legendi aknast. Ei pea enam minema selleks sümboloogia aknasse või kasutama seda käsitsi selekteerimise valikut, vaid lihtsalt lähete, tahate olemasoleva valikule seda juurde veel lisada, toote veel neid valikuid juurde ja täpselt samamoodi saate siis ka võtta vajadusel neid jällegi maha, et siit võeti siis selektsioon maha. Et loodetavasti mõned klikid võiks see hoida teil tulevikus ka kokku. Aga see ei ole selekteerimiste osas veel päris kõik. Väga populaarsed on ArcGIS Pro puhul ka sellised nupud, mis on juba klassika juba siin 20 aastat. Select by location, select by attributes, mis siia sektsiooni siis kuuluvad. Et teeme siin ühe väikese sellise näite, et ma tahan kõigepealt siis leida üles kõik hüdrandid, mis jäävad Jõhvi linna haldusala sisse. Et siin ma saan kõigepealt siis teha valiku, kui te kasutate ka näiteks kihifiltreid, siis ka seda filtreeringut võetakse sinna arvesse. Ja nüüd, kui te vajutate nupule apply, siis me näeme, Jõhvi linna piiresse jäävad objektid valitakse välja, aga nüüd, kui me tahaks leida üles nüüd ainult neid hüdrantide, mille seisukord on korras, siis on nüüd näha see, et te saate nüüd paralleelselt lahti teha mitu akent jadastikku, ei pea selleks panema select by location akent kinni, vaid saate kohe teha uue akna lahti, käivitada veel siit ühe täiendava protsessi ja nüüd mõlemas aknas tegelikult on näha, et need saadud tulemused saate siis kiirelt ja mugavalt otse pörgatada näiteks eraldi kihiks, kas siis shapefile'iks, geoandmebaasiks, mida teil parasjagu vaja on, ja saate need tulemused kohe kiiresti valmis kihina ära salvestada, et ei pea selleks neid aknaid kinni panema, ei pea minema kihi kohale, data, export features ja nii edasi, vaid see käib juba oluliselt mõnusamalt ja kiiremini. Nii, sellega on see üks näide lahendatud. Nüüd teede ja hüdrantide omavahelistest sellistest külgnevussuhetest või seostest. Ma tahtsin siia näidata teile ühe ka päris populaarse nupu funktsiooni Spatial Join näiteks, et seda on ka läbi ka ajaloo kursustel ka mitmeid kordi, nagu minu mälu järgi mulle meenub, et on ka küsitud, et saaks teha kuidagi sedasi ka, et ma teen ühe kihi pealt selle seose ja siis kohe ka järgmise pealt selle ruumilise seose võtmise. Et nüüd ongi siis niimoodi, et kui ma tahaksin näiteks näha, et kui mitu hüdranti või veevõtu kohta ühe või teise konkreetse tänavalõigu või tee tänava küljes on, et siis ma saan valida neid sisendeid siin rohkem kui üks, saan siin kohe teha vastava protsessi läbi, anda näiteks ette selle ulatuse, et näiteks 15 meetri ulatusest seda otsingut tehakse. Ja nüüd veel ennem, kui ma selle sisse lülitan, ma saan ka tegelikult valida, et kas nüüd seda protsessi jooksutatakse niimoodi nagu klassikalise liivakella printsiibi järgi, et panen nupu käima, siis vaatan, kuidas see käib, lähen teen kohvi. Aga kuna elu läheb järjest kiiremaks ja tööd on järjest rohkem, et siis kasulikum on siin kasutada seda võimalust, et see geoprocessing thread valik jätta nagu sisse, sellega meil ei blokeerita seda muud tegevusvabadust siin ekraani peal ära ja me saame rahulikult muid asju edasi teha. Ehk siis see tähendab seda, et kui ma siin nupule run vajutan, siis ma saan siin juba visata selle akna kõrvale, saan liikuda siin lähemale, ühesõnaga protsess käis küll praegu suhteliselt kiiresti, aga oleks ta võtnud mul kauem aega, et siis mul ei jää selle pärast nagu asjad ootele või ripakile. Ja nüüd seda tulemust vaadates, kui ma teen selle atribuuditabeli lahti, siis ma saan juba neid sujuvalt sorteerida, näiteks siin valida välja, et siin on ühe teelõigu juures näiteks 9, osadel on siin veevõtu kohti on vähem, aga siin on näiteks ka selline koht, kus on siis nii veevõtu koht kui ka hüdrant, nii et ongi siis näha selle puru tee ääres,
on üks objekt, teine objekt ja siis see info on juba kohe kenasti selle külge ära lingitud. Niimoodi selline lihtne näide siia juurde. Ma veel selle veetemaatika osas päris otsi kokku ei tõmba, et ma zoomin korraks ennast eemale sellest piirkonnast ja need sinised mummud või punktid illustreerivad selliseid toredaid loodusnähtusi, mis tõele aruandes meil ei ole veel tänase päevanigi lõplikult täies mahus kaardistatud. Ja allikatest on siis jutt. Ja tegelikkuses ka olen aru saanud, lugedes neid erinevaid materjale, et ka see vee kvaliteedi hinnang erinevateks olukordadeks, me ju mängime läbi siin kõikvõimalikke kriisistsenaariumeid ja hädaolukordi ja tunnistan ausalt, tean nii mõndagi allikat, kus suvise loo ajal ma jätkuvalt sealt võtan vett ja joon seda ja siiamaani tegutsen ja toimetan edukalt edasi. Nii et see allikate sisupool kindlasti nüüd siin lähiaastatel saab täiendus, sest siin ka kodanikualgatuse korras on mitmeid selliseid initsiatiive tehtud, et ka siis Eelise andmebaasis, kui ma seda seisu võrdlesin, et päris mitusada objekte on tulnud siin paari aastaga juurde. Ja kui natukene puudutada ühte sellist täiendust, mis on seotud kujundusvaldkonnaga, kartograafiaga, siin on nüüd lisandunud üks selline tööriist, mille nimi on siis Evaluate Bin Size for Point Aggregation. Selle mõte on selles, et üsna sageli võib tekkida ka see olukord, et meil on vajadus neid andmeid kuidagi ilmestada või illustreerida teatud ala või territoriaalse ulatuse baasilt, aga vahetevahel juhtub sedasi, et kui me need andmed taandame kas mõne asustusüksuse, kas küla taseme peale, KOV-i taseme peale või veelgi enam maakonna taseme peale, et siis kipuvad tihtilugu need sisemised erisused nagu ära kaduma. Aga teistpidi, et kas me võtame nüüd selleks võrgu suuruseks seal 1x1 kilomeeter, 5x5, 15x15, et ega seda ei olegi alati kõige lihtsam teha, et see uus tööriist natukene võiks neid otsustamisi muuta meie jaoks lihtsamaks. Ja siin ma olengi siis kasutanud seda tööriista, mis siis nagu erinevaid parameetreid, nende punktide tihedust, sisemist varieeruvust, arvukust selles potentsiaalses lahtris siis võtab arvesse. Selle kohta te saate lähemalt ka siit helbi alt lugeda, pikad põhjalikud ülevaated on olemas. Ehk siis selle tulemusena, kui me praegust seda allikate jaotust Eesti piires võtame aluseks, et siis nii-öelda ühe lahtri suurus, suurus on kusagil seal 15 kilomeetrit ühest sellest servast teiseni. Et see pakub lihtsalt välja sellise ühe võimaliku lahenduskäigu, kuidas neid andmeid siis niimoodi natukene võib-olla optimeeritumalt kanda nii, et see sisupool oleks võimalikult hästi näha. Ja ma siin natukene täiendasin seda kuvamise osa ka, et on näha, et siin osades kohtades on need kärjed praegu puudu. Need kärjed on puudu sellepärast, et ühelt poolt, mida ma olen teinud, ma olen siis grupeerinud need arvukuse järgi siin natukene meelevaldsemalt arusaadavamatesse klassidesse ringi ja olen nendele klassidele siis omakorda rakendanud juurde ka skaalad. See skaalade määramine küll ei ole nüüd päris 3.6 uuendus, aga kuna see temaatikaga selles mõttes haakus kenasti, et siis ma tõin selle variandiga juurde, et kui on vaja ka sisu poolt veidike optimeerida, et siis ei lämmata kohe esimese raksuga seda pilti nendest andmetest täis. Edasi tuleks nüüd vaadata seda, mis ka televisioonis näidatakse ja mille kohta siis inimesed muret tunnevad, või kas just muret, aga mis on siis tekitanud aegalt selliseid segaduse momente, et temaatika on aiamaad ja nende kasutus. Et siin on olnud kuulda, kuidas on tekkinud olukorrad, kus Maa-ameti poolt või on siis saadetud välja teated, et kõik on väga kena, aga kuna see teie platsikene asub riigi maa peal ja riigil on nüüd aeg seal maal, et peaks natukene nüüd sellest maast ka mingit kasu saama või tulu teenima, et siis kuidas selliseid olukordi natukene ennetada, seda teadlikkust tõsta ja et ka inimestel endal oleks natukene selgem, et kõik need omandisuhted ja mis tegevused siis on seal lubatud ja millised mitte.
Ja need piirkonnad, mis kuuluvad nüüd omavalitsuste alla, munitsipaalmaad, et siit ma nüüd natukene otsisin neid näiteid ka ja leidsin ühe sellise sobiliku situatsiooni Väike-Maarja vallast. Et kõigepealt siin proovisin siis üldse aru saada sellest, et oli kodulehel välja toodud 8 sükest perspektiivset või potentsiaalset kohta, kus siis neid aialappe võiks nagu taodelda, kus neid ajutisi lepinguid teatud aja peale kuni vist 5 aastat sai siis teha. Ja siis omavalitsusel ju endal ka oluline see, et oleks siis reguleeritud selle eakorra eeskirjaga ja et siis see, kui periood on nagu läbi, et tuleb tagada ka ju siis selle maa korraline hooldus, et kõik oleks nii nagu vaja. Ja kuna siin nagu minul täpsemat jaotust teada ei olnud, et kui ainult nii-öelda need katastriüksused ja kirjeldus, üldine kirjeldus, siis ma mõtlesin, et kuidas natukene seda asja edasi lükata, et sellest ohuva-pohust üldse aru saada, et mis siin nagu toimub, et hunnik peenraid, kasvuhooneid, kivihunnikuid, rädi, müdi, ja nii edasi. Ja loomulikult siis päästvõlekõrena proovisin, et äkki AI oskab mind aidata. Et kui aastakümneid tagasi nende kruntide mõõdistamise juures oleks sellised tööriistad olnud ja ka sellisel tasemel ortofotod, mis hetkel veel ei ole hägustatud, siis selle tulemusena me saame juba päris kiiresti edasi. See on täiesti treenimata mudel selles mõttes, et nii-öelda ma ei ole seda oma andmete ja Eesti ortofotode baasilt nagu täiendanud, vaid võtsin täiesti avalikust ESRI süvaõppemudelite komplektist sellise kinnistute moodustamise nagu mudeli, mis siis võtab arvesse ka teedevõrku ja ortofotosid. Täpselt selline olukord, nagu meil siin praegu on. Ja siis ega miskit, et näha on, et päris võib-olla ta ei pretendeeri loomulikult ideaalsele tööle, kaugel sellest, aga ma natuke ikkagi siit võtsin nagu šnitti ja proovisin siis kuidagi need piirkonnad nagu ära jagada, et siin osades kohtades ilmselgelt vist siin nagu põllulappi pole, aga mine sa tea, kunagi või teada. Nii et maakorraldajal või vastava ala spetsialistil oleks selgem ülevaade, et kus kohas mis asjad on, et siis selle sama maakasutuse saab enda jaoks nagu ära liigendada ja märkida siia juurde ka erinevad vastavad parameetrid, siis näiteks siin lepingute sõlmimise hetke algusaeg ja kas on kehtiv, kui mitu aastat ja nii edasi. See on siis nii-öelda nagu Arcis Pro tööpõllult mõned näited, aga tõstan tempot ja katsun natukene siis puudutada ka seda osa, mis jääb Arcis Online või siis sinna veebi poole peale, mis on ka ajas järjest rohkem populaarsust kogunud keskkond, kuna ta on selles mõttes ka veidike ju lihtsam. Vähem on nuppe, aga selliseid atribuutide andmete lisamist, inspekteerimist, seda poolt on siin ju tegelikult täitsa mugav ja mõnus teha. Siia saab igasuguseid piltisid juurde lisada ja aiamaad võivad välja näha väga ilusad ja annaks jumal, et nad selliseks jääksid. Ja näiteks ka kõikvõimalike arvutuste puhul, mida võib siin praktikas appi võtta, kui siin ennem oli nendest AI abilistest juttu, et siis ma proovingi siin korra kiiresti ühe näite ära teha, et meil on siin olemas vastavate kohtade lepingu sõlmimise kuupäeva algus, kestvusaastates ja siis me tahaksime nüüd siia saada infot, et mis kuupäeval nüüd vastav leping lõpeb. Ma täpselt nüüd seda protsessi või arvutustehet kohe nagu peast ei oska nagu välja pakkuda, et siis ma saan loota sellele, et äkki siis natukene AI mind aitab, et ma kõigepealt otsin üles siit selle, et ma tahan arvutada seda külge vaid nendele objektidele, kus see leping on sõlmitud, et oleks nagu asjal mingi mõte ka. Siis liigun siit edasi, võtan juba siit lahti sellise nupu nagu Arcade'i assistent. Te näete, et see kõik on eesti keeles. Klikin siia peale. Nii, tere tulemast. Aitäh. Ja siis siit edasi juba aja kokkuhoiu mõttes ma kleebin selle tingimuse siia juurde, et mul on olemas väljad, lepingu sõlmimise kuupäev, kestvusaastates ja nüüd vaatame, kas ta on suuteline mulle pakkuma siis mingisugust lahenduskäiku, ilma et ma üldse läheksin ChatGPT-sse või kusagile mujale, vaid ongi siis minu poolt ette antud soovisedel eesti keeles.
jah, midagi ta siit pakub, lisame, nii, okei, tõrkeid pole, nii, ja siis vaatame, laseme selle nupu tööle, seda skripti me praegu eraldi alla ei lae, paneme selle kinni ja ongi meil näha, et need, millel on aastased lepingud, need on siis pärast telesaadet on toimunud meeletu invasioon, kõik on hakanud kohe neid lepinguid sõlmima, et jumala eest keegi seda lappi mu käest ära ei võtaks. Ja on siis selgus ülevaade olemas ja mida nüüd nende, kui me juba sellest arkeedist räägime, siis ma proovin siia ühe väikese näite veel teha, et kui mul on praegu need andmed näidatud nende samade lepingute sõlmimise printsiibi alusel, et ma proovin korra lahendada siin ühte sellist asja ka, et üritan siia lisada siis selle avaldise juurde. Valmis. Nii, ei olnudki rohkem vaja, et see on ka põhimõtteliselt AI abiga tehtud selline väike reakene, mis siis arvestabki konkreetselt tänase kuupäeva seisu, kui palju tänasest kuupäevast on siis nii-öelda selle aasta jooksul ühes või teises asukohas sellel kõlvikul see leping läbi saamas ja siit edasi võib juba arendada neid asju veel edasi ja edasi, et näiteks siis planeerida sealt juba mingite teavituste saatmist kusagile meilidele või kontaktidele ja nii edasi, nii edasi. Ja ma võtan oma ettekande kokku selle sama temaatikaga ja ma tean, et head kolleegid siin kohe raske kahurvägi hakkab näitama võimsaid rakendusi veel siit edasi. Ma siis seekord võtsin veidikene nagu lihtsama ülesande, et näitan ühte uut kaardiloo sellist drafti või template'i või põhja, mida ingliskeelses terminoloogias nad nimetavad framesiks, aga mille ütleme sisuline selline idee oleks just see, et üha enam tegelikult neid andmeid ju inimesed kasutavad ja, läbi mobiili või mobiiltelefonide, nutitelefonide. Ja see frames ehk siis selline kaadrite põhine kontseptsioon ongi siis mõeldud selliste nagu väikeste temaatiliste rakenduste tegemiseks, kus on siis võimalus kiirelt panna siin samuti eestikeelses keskkonnas, panna need asjad ilusti kokku, siia saab juurde lisada tekstid, slaidid, hüperlingid, kaardimaterjalid. Ma siis proovisingi natukene nüüd võtta aluseks, alginfo on siis võetud sellest samast Väike-Maarja kodulehelt, aiamaade kasutusse taotlused, võite vaadata, siis ma tegin sellest natuke nüüd oma versiooni, aga see sisupool ma usun, et kõik on õige, et siin on siis juures ka sellised lingid, et saab panna näiteks videosid siia sisse, tiitreid, ütleme graafikuid, tabeliandmeid, nii et siit omakorda veel, kui tahta näha, et kuidas see asi nagu siis selles seadmes umbes välja võiks näha, et siis mobiiliseadmesse vaade on pärast midagi taolist. Samuti need kaardiaknad, mis siin sees on, neid te saate suurendada, neid te saate siia peale klõksata, need samad pop-upi või siis infoaknad, hüpikaknad on siin sees kõik kenasti alles. Ja kui siis jõuab ühel hetkel see sinnamaani, kus tahate võib-olla neid andmeid ka jagada, et siis saab alati juba siit teha kiire sellise publitseerimise, avaldamise, teete mingeid täiendusi, see üldiselt väga kaua aega ei võta, teeb kiiresti need asjad ära ja üks võimalus siit kohe kas siis QR-koodiga seda avada või näiteks Vald teeb kiiresti mingisuguse postituse, mis su mõttes on, üldiselt Kristo Enn andis mulle 10 minutit lisaaega, et kirjutame siis siia kasulik teave kõigile rohenäppudele. Okei. Nii, võime panna siia need asukohad, kus oleme, teeme postituse ära, ühesõnaga see käib juba selles mõttes kiiresti ja mugavalt. Nii et sellega ma usun, et saime natukene seda teemat üles soojendatud ja nüüd siit on juba hea edasi minna nende praktiliste kasutuslugudega. Et mina siis omalt poolt tänan
need slaidimaterjalid jäävad pärast seda üritust teile lugemiseks alles, nii et suured tänud teile kõigile tulemast ja rahulist jõulukuu jätku, aitäh!